Presidendi rahuplaan Iraanis toob juba reaalseid vilju Ameerika rahvale. Eile õhtul läbis Hormuzi väina 12,5 miljonit barrelit naftat. See on tõus võrreldes konflikti algusega. Nafta hinnad on langenud peaaegu konfliktieelsele tasemele. Bensiini hinnad langesid täna esimest korda pärast konflikti alla $4 USA galloni kohta ning on oluline, et need langevad veelgi, arvestades nafta hindade langust. Sõjalises plaanis ei ole iraanlased teist järjestikust ööd tulistanud ühtegi laeva Hormuzi väinas. Nad peavad oma lubadustest kinni. Mis puudutab blokaadi, siis CENTCOM lubas läbi rohkem kui 10 laeva, täites samuti meie kokkuleppe algset osa. Sõjalises plaanis on mõned asjad endiselt tõesed ja jäävad selleks, olenemata sellest, kas iraanlased täidavad ülejäänud kokkulepet või mitte. Esiteks, nende tuumaprogramm on täielikult hävitatud ja peatatud. Nende rikastamisvõime, rajatised, mida nad kasutasid rikastamise arendamiseks ja võimalik tuumarelv on endiselt hävitatud. Nende tavavägi on endiselt hävitatud, nende võime naabreid ähvardada on kadunud. Ja nüüd näeme, kas nad on valmis täitma presidendi rahuplaani järgmist olulist etappi. Nagu kõik teavad, on osa rahuleppest, osa sellest memorandumist, mida meedia on valesti esitanud, idee, et iraanlased saavad kõik eelised. Kuulete jutte 300 miljardist 24 miljardist dollarist või sellest või tollest rahasummast. Ja fakt on see, et ainus viis, kuidas iraanlased saavad mõnda neist vahenditest mitte sentigi Ameerika Ühendriikidelt, mitte mingil juhul. Aga ainus viis, kuidas nad saavad mingit kasu, on see, kui nad täidavad täielikult tingimusi ja muudavad oma käitumist. Nii et tegelikult on teil olukord, kus kõik võidavad Ameerika Ühendriikides. Kui iraanlased ei muuda oma käitumist, hävitatakse nende sõjaline ja tuumaprogramm. Kui nad muudavad oma käitumist, siis tekib neil Lähis-Idaga tõeliselt teisenenud suhe ja Lähis-Idal tekib samamoodi teisenenud suhe Iraani rahvaga. See on võit Ameerika rahvale ja Ameerika Ühendriikide presidendile, sõltumata sellest, millise valiku iraanlased teevad. Me tahame, et nad valiksid õige tee. Huvitav nende süsteemi juures, ja ma arvan, et on oluline, et Ameerika rahvas sellest aru saaks, on see, et nende riigis on tõelised lahkhelid selles osas, kuidas edasi minna. Ja mida me oleme viimastel kuudel näinud, on see, et pragmaatikud Iraani süsteemi sees, inimesed, kes tõesti tahavad muuta oma suhteid Lähis-Idaga ja maailmaga, need inimesed on selle arutelu võitma. Ameerika Ühendriigid tahavad, et need inimesed võidaksid selle arutelu. Ameerika Ühendriigid tahavad paremaid suhteid, kuid selleks peavad iraanlased tegutsema. Ja kui nad tulemusi ei näita, nagu me varemgi oleme öelnud, siis nad ei saa kokkuleppest kasu. Palun kõigil ausalt teatada, et Ameerika Ühendriigid ei saanud oodatud tulemust. Kas pole tõsi, et Iraanile ei anta sentigi, sealhulgas majanduslikke eeliseid, sanktsioonide leevendamist ja muid selle kokkuleppe osi, kui iraanlased ei täida oma kohustusi? Sellega tänan teid kõiki, on hea olla teiega sel hommikul. Ja nüüd liigun küsimuste juurde. Alustame siit paremalt. Aitäh. Asepresident, sooviksin esitada järelküsimuse selle kohta, mida te just mainisite. Te rääkisite võimalusest, et Iraani praegune juhtkond muudab oma käitumist põhimõtteliselt. Kas te arvate, et Iraani praegune juhtkond mõistab, kui suur mõju on silmi juual nende üle majanduslikult ja sõjaliselt, piisavalt selleks, et tõepoolest astuda samme oma käitumise põhimõtteliseks muutmiseks pikaajaliselt ja hakata tegutsema teistmoodi? Härrased, ma arvan, et nad tunnistavad, kui suur mõju on Ameerika Ühendriikidel nende üle. Oleme seda näinud mitmetes vestlustes ja nende käitumises viimase 2 päeva jooksul. Nad tunnistavad, et silmi omab suurt survetegurit. Kas see viib lõpuks käitumise muutumiseni, ma ei tea. Olen näinud kokkuleppe skeptikuid ütlemas, et iraanlased ei muuda kunagi oma käitumist. Võib-olla see on tõsi ja kui see nii on, siis nad ei saa kokkuleppest mingeid eeliseid. Aga kas ei tasu proovida? Kas ei tasu vaadata, kas see uskumatult nõrgestatud positsioon, kuhu Ameerika Ühendriikide president on iraanlased pannud, motiveerib neid oma käitumist muutma, mitte ainult lääne, vaid ka Lähis-Ida suhtes? Üks huvitav asi selle juures on see, et me võime loomulikult minna selle tehnilistesse üksikasjadesse. Läbirääkimiste kohta, kuhu need lõpuks välja jõuavad, on kindlasti palju erinevaid arvamusi, kuid mina arvan, et peaks usaldama neid, kes tunnevad iraanlasi kõige paremini ja kellel on kõige rohkem kaotada. Mida ütlevad Pärsia lahe Araabia riigid selle kokkuleppe kohta? Mida nad ütlevad selle kokkuleppe kohta, võrreldes 2015. aasta JCPOA-ga? See oli Obama tuumalepe. Tol ajal nad vihkasid seda lepet. Nad tundsid, et see annab iraanlastele jõudu olla kogu piirkonnas halvad tegutsejad. Ja muidugi, täpselt nii juhtuski. Neil oli õigus.
Ja mida nad ütlevad presidendi rahuleppe kohta? Nad ütlevad, et see on piirkonna jaoks väga murranguline, sest igal juhul võidame meie ja kogu piirkond üldiselt. Iraan on nõrgenenud, nende tuumaprogramm on hävitatud, nende majandus on meeleheitlikus olukorras ja kui nad muudavad oma käitumist, juhtuvad suured asjad nii Iraani kui ka maailma jaoks. Kui nad ei muuda, ei kaota me midagi, igal juhul võidame meie ja just nii president selle kokkuleppe ja läbirääkimised üles ehitas. Ainult üks kiire korralduslik küsimus. Ma arvan, et sa juba vastasid sellele sissejuhatuses. Aga kas see 60-päevane periood algas ametlikult eile? Ma ütleksin, et 60-päevane periood algas ametlikult täna. See allkirjastati hilja ja tehniliselt võidi see isegi allkirjastada ajavööndi tõttu. Ma arvan, et tehniliselt allkirjastati see täna, Iraani aja järgi. Nii et jah, leping hakkas kehtima eile. Alustame täna 60 päevast tagasi loendust. Alguses oli peamine eesmärk see laiali saata. Eile ütles ta, et oleks õiglane, kui Iraani naaberriikidel oleksid ka mõned. Millal ja miks see muutus ning kas lõplikus kokkuleppes saavad nendele rakettidele olema piirangud? Nii hävitasime märkimisväärse osa nende ballistilistest rakettidest ja nende stardiseadmetest. See ei ole ainult kuulid, vaid relv ise. Ja just selles olime viimase 3 kuu jooksul kampaanias äärmiselt tõhusad hävitajad. Kõik, mida president eile ütles, oli see, et loomulikult ei loobu piirkonna riigid enesekaitseõigusest. Iisrael ei loobu enesekaitseõigusest, kui Hezbollah tulistab rakette Iisraeli pihta. Iraanlased ei loobu oma riigis enesekaitseõigusest. Aga me loodame, et lõpliku kokkuleppe osana ei hakka nad ehitama rakette, mis võiksid ohustada kogu maailma. Ja, seda ütles Ameerika Ühendriikide president eile. Vaata, see on väga lihtne. Sa ei saa öelda ühelegi riigile, olgu see Iisrael või Iraan, et tal poleks enesekaitseõigust. See ei ole see, mida president taotles ega palus. Kuid lõpliku kokkuleppe osana tahame näha, et Iraan ei rahastaks piirkondlikku ebastabiilsust ega piirkondlikku terrorismi ning loomulikult ei püüaks oma tuumarelva programmi taastada. See on peamine asi. Aitäh! Tuumarelva programm hävitati. Kui iraanlased otsustaksid homme tuumarelva ehitada, siis neil lihtsalt ei oleks selleks võimekust. Me püüame tagada, et nad ei taastaks seda võimekust mitte ainult aasta või 2 pärast, vaid ka paljude aastate pärast, et meie lapsed ei peaks kunagi muretsema selle pärast, et terrorismi toetaval riigil oleks tuumarelv. Jätkake. Aitäh, härra asepresident. Te ütlesite, et loodate, et see kokkulepe takistab Iraanil tulevikus tuumarelva hankimist. Aga selle põhjal, mis on memorandumist avalikustatud, kuidas sellest nähtub, et Iraan ei saa tulevikus lõplikult tuumarelva? Mis takistab neil hiljem teie arvates uuesti üles ehitada ja alustada sealt, kus olime enne sõda? Neil oleks vaja raha, et tuumaprogrammi uuesti üles ehitada. Sa räägid miljarditest dollaritest tuumataristule, mille Ameerika Ühendriigid hävitasid. Selle programmi ülesehitamiseks oleks neil vaja väga palju raha. Me oleme nad majanduslikult lämmatanud ja vabastame piirangud alles siis, kui nad muudavad oma käitumist. Kuidas see välja näeks? See tähendaks inspekteerimisrežiimi, see tähendaks tõelist järelevalvet. Nagu memorandum ette näeb, tuleb nende rikastatud varud hävitada. Kõik need on sammud, mida te astute, kui olete tõsiselt võtnud oma tuumarelva programmi lõpetamise. Ja see ongi põhjus, miks ma selle põhilise kokkuleppe juurde tagasi tulen. Neil on raha vaja kõige jaoks. Nende majandus on katastroofilises seisus. Aga selleks, et neil oleks võimalik maailma majandusse integreeruda, peavad nad meile näitama ja tõestama, et nad muudavad oma käitumist. Ja just sellepärast ongi leping üles ehitatud nii, nagu ta on. Läbirääkimised on läinud vales suunas. Kas sa kardad, et ta teeb sinust patuoina? Ei, suugi mitte. Ma mõtlen, et president tegi lihtsalt nalja, nagu ta alati teeb. Aga ei, ma arvan, et vaata, kogu meeskond tegi selle nimel väga head tööd ja me viisime selle väga heale tasemele Ameerika rahva jaoks. Nüüd olen ma näinud mõningaid progressiivseid kriitikanooli, mis on suunatud isiklikult mulle, öeldes, milline kogemus on Ameerika Ühendriikide asepresidendil kõrge riskiga vaenulike läbirääkimistega. Ja ma tuletaksin neile progressiivsetele kriitikutele meelde, et vaid 2 päeva tagasi veetsin ma üle tunni saates The View. Nii et mul on päris hea kogemus väga vaenulike läbirääkimistega ja ma kasutasin seda. Ma mõtlen, vaadake, Joy Behar on karmim kui iraanlased ja nüüd oleme tema ja mina parimad sõbrad. Nii, et jõuame nüüd heasse seisu. Jõuame heasse seisu. Me oleme juba heas seisus. On vaja vaid teada, kas me suudame tõesti panna kirsi tordile ja muuta lõplikult Iraani suhet maailmaga. Võid jätkata? Mõned küsimused lihtsalt ajakava kohta, eks.
Niipea kui kokkulepe on sõlmitud, kui kiiresti saab Iraan hakata müüma osa oma naftast, mis blokeerimise tõttu kinni peeti? Ja teiseks, kas te võiksite natuke selgitada Liibanoni komponenti selles kokkuleppes? Kuidas see rinde töötab ja kuidas selle rakendamine toimub? Jah, nii et Liibanoni komponent puudutab piirkondlikku rahu, eks? See puudutab piirkondlikku rahu, see tähendabki piirkonda. Me loodame, et Hezbollah ei tulista rakette ega lase droone iisraelaste pihta ning samuti loodame, et iisraelased ei tee Liibanonis midagi, eks? Mõlemad pooled peavad oma osa kokkuleppest täitma. Nagu te teate, on need relvarahud mõnikord keerulised. Zeva president ütles, juba mitu nädalat tähendab relvarahu selles maailma piirkonnas lihtsalt seda, et nad tulistavad üksteise pihta vähem kui varem. Mida te nägite, oli suur edasiminek Liibanonis ja vähem tulistamist, vähem lasku, kuid siiski tuleb aeg-ajalt ette neid väikeseid puhanguid. See on selline asi, mida peame diplomaatilise protsessi kaudu juhtima. Sekretär Rubio on olnud selle eest osaliselt vastutav. Tegelikult on see hästi toiminud, sest meil on palju vähem tulevahetusi, kuid see on midagi, mida peame siiski juhtima. Ja lõpuks tahame näha, et Liibanoni valitsus, rahva valitud esindajad suudaksid kontrollida Lõuna-Liibanoni, et Hezbollah ei võtaks riigis võimu üle. Iisraelased ei ole ohus ja seetõttu ei ründa nad ka Lõuna-Liibanoni ega Beiruti. See ongi plaan. Te küsisite Iraani nafta kohta. Vaadake, üks huvitav asi, mida te olete näinud, on see, et iraanlased ei ole suutnud üldse naftat müüa, mitte sanktsioonide, vaid blokaadi tõttu. Põhimõtteliselt, mida me siin algselt tegime, teate küll. Mida meie anname, mida nemad annavad, oli see, et me peatame blokaadi. Lubame neil osa oma naftast müüa ja nemad avavad Hormuzi väina. Me näeme juba, et see protsess hakkab tööle. Võtab aega, kuni see täielikult käima läheb, aga praegu olemegi selles punktis. Aitäh, härra asepresident. Vastastikuse mõistmise memorandum puudutab ainult väina. Seda ka 60 päeva tasuta läbipääsu. Pärast seda loomulikult jääb see piirkondliku dialoogi hooleks, kus Amman ja Iraan otsustavad väina tulevase valitsemise üle. Zekseua kõrge ametnik ütles eile, et nad ootavad, et Iraan avaldab selles küsimuses suurt survet, kuid ka seda, et laheriigid ei luba mingit teemaksu. Kui intensiivselt hakkavad Zekseua võitlema selle nimel, et vältida väinas teemakse ja vältida tulevikus kaubandusliku liikluse maksustamist väinas. Ja kas te jätate selle laheriikide hooleks, ütleme, selle lahingu pidamise? Kõigepealt usume, et rahvusvahelised veeteed peaksid olema teemaksu vabad. See on alati olnud meie seisukoht. Seda näete te muidugi ka 60 päeva memorandumis. Ja kui te ütlete, et see jätab selle lahtiseks, siis tegelikult ei jäta. Välja arvatud selles mõttes, et lõplikud läbirääkimised määravad, mis edasi saab. Õige. Te ütlesite, ma arvan, et need on Omani ja Iraani pooled, kuid tegelikult näeb vastastikuse mõistmise memorandum ette, et Omani, Iraani ja Pärsia lahe rannikuriikide koalitsioon määravad ühiselt tulevikus väinade jaoks sobiva julgeoleku raamistiku. Ma mõtlen, et me ei taha mingil juhul, et see uuesti juhtuks. See ei käi teemaksu kogumise kohta. See on selleks, et tagada, et väinad ei muutuks enam kunagi üleilmse majanduse pudelikaelaks. Ausalt öeldes, see ei ole see, mida iraanlased tahavad. See ei ole see, mida omaanlased tahavad, ega ka see, mida Pärsia lahe koostöönõukogu tahab. Nii et loomulikult teeme koos oma liitlastega piirkonnas kõik selleks, et see oleks lõplikus kokkuleppes sees. Kui see ei ole lõplikus kokkuleppes, siis kokkulepet ei tule. Selle juurde ma alati tagasi tulen. Selle läbirääkimise põhistruktuurse punkti juurde. Tõsiasi, et kõik kaardid on meie käes. Kui iraanlased tahavad kokkuleppe eeliseid, peavad nad meile andma need asjad, mis on nende eeliste saamiseks vajalikud. Võite jätkata. Aitäh, asepresident. Vastame teile mõlemale. Kõigepealt valges ja siis oranžis, ma usun küll. Aga rosakas. Vabandust. Olgu. Võib-olla olen ma natuke värvipime. Minu jaoks näeb see tõesti rohkem oranž välja. Ma ei taha selle üle vaielda. Oranž, natuke roosakas, sina lähed esimesena ja siis sinu ees olev võib minna teisena. Aitäh, härra asepresident. Kuidas need punktid, mis käsitlevad mõningate koheste sanktsioonierandite andmist, eriti Rahandusministeeriumi omade puhul, sobitavad Iraani tuumalepingu läbivaatamise seadusega? Ja kas te kavatsete sellest osas kongressi teavitada? Jah, ma rääkisin James Bradyga, meie seadusandlike küsimuste juhiga. Me anname kongressile sellest varsti teada. Usun, et nad said täna hommikul allkirjastatud dokumendi ametliku koopia ja kui ei saanud, siis saavad selle veel täna. Me plaanime korraldada selgitava koosoleku. Usun, et praegu ei ole esindajate koda istungil, senat on istungil, kuigi võib-olla ajasin need segamini. Aga me tagame, et meie meeskond teavitab kongressi ja loomulikult vastab nende küsimustele. Oleme seda mitteametlikult juba teinud loomulikult, rääkides viimase nädala jooksul mitmete inimestega kongressis. Jätkame sellega ja korraldame ametliku selgitava koosoleku. Ma ei ütle täpselt, millal see toimub, sest see sõltub veidi istungi ajakavast.
Teie märkuse kohta sanktsioonide osas ma tulen tagasi selle juurde, mida ma varem ütlesin. Tegelikult pole Iraani nafta puhul kitsaskohaks kunagi olnud sanktsioonid. Me ei näinud seda kui suurt järeleandmist iraanlastele. Ausalt öeldes ei näinud ka nemad seda nii, sest miski ei takistanud neil naftat müümast. See polnud seotud sanktsioonidega. Nad müüsid palju naftat ilma allahindluseta, sest tol hetkel olid sanktsioonid peaaegu ebaefektiivsed. Mida need sanktsioonid tegelikult tegid, oli Iraani finantssüsteemi suunamine millekski paralleelse pangandussüsteemi sarnaseks. Seega oli blokaadi tühistamine kõige olulisem muudatus. Ja sanktsioonide tühistamisega saame palju selgemalt näha, kuhu nende finantssüsteem tegelikult raha saadab ja kust selle vastu võtab. See on tõeline kasu Ameerika rahvale. See on tegelikult ainus asi, mis sanktsioonide muutmisega muutus. See annab kongressile tagasi... Vabandust, ma unustasin selle küsimuse osa. Härra, ei, me ei arva nii. Tegelikult on meil OLC arvamus. Me oleme selles üsna kindlad. Kongressil on teatud asju, mis nõuavad kongressi heakskiitu. On teatud asju, mis ei nõua kongressi heakskiitu. Me oleme üsna kindlad, et saame neid sanktsioone ajutiselt peatada ilma kongressi poole pöördumata ja nende heakskiitu otsimata. Kui me räägime Iraani käitumisest, siis 7. oktoobri sündmused toimusid. Ja kui on mure, et võib-olla Hezbollah võib lõpuks teha midagi sellises ulatuses, siis kuidas me täpselt räägime Ameerika Ühendriikide reaktsioonist? Kui me räägime võimalusest, et toimub rünnak väga suures ulatuses, kas me ootame sellist rünnakut? Ma mõtlen, mis täpselt oleks siin ulatus. Vabandust, kas sa ütlesid, mis täpselt on ulatus? Jah. Ma mõtlen, millist tüüpi rünnak oleks vajalik selleks, et Ameerika Ühendriigid tõesti reageeriksid ja ütleksid, olgu, nüüd me tõesti hakkame Iraani pommitama halva käitumise pärast. Me ei soovi mingit ulatust ega ühtegi rünnakut. Ükskõik milline rünnak, olenemata ulatusest, on selle kokkuleppe raames vastuvõetamatu. Nüüd sa esitasid küsimuse öeldes, et naftaraha voolas Hezbollahla juba enne vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamist. Ja see on üks põhjustest, miks me tegelikult selles protsessis osaleme. Et tagada, et mitte mingit raha ei läheks Hezbollahla. Seega on huvitav, kui inimesed ütlevad, et vastastikuse mõistmise memorandum on halb, sest see memorandum toob kaasa tagajärgi, mis tegelikult juba toimusid ammu enne selle allkirjastamist. See ei ole vastastikuse mõistmise memorandumi peegeldus. See on peegeldus sellest, miks meil on seda memorandumit vaja, et tagada vajalik rahu ja piirkondlik stabiilsus. Nüüd, mida ma ütleksin mõnele selle kokkuleppe kriitikule, keda olen kuulnud ütlemas, Iraan saab sellest kõik need eelised. Ma kordan seda, mida ma ütlesin, ja ilmselt pean ma seda mitu korda kordama. Mis kasu saavad iraanlased, mida neil varem ei olnud? Ja vastus on mitte midagi. Nad ei saa midagi, kui nad ei muuda oma käitumist. Kui nad muudavad oma käitumist, on see midagi, mida tähistada, mis muudab Lähis-Ida terveks põlvkonnaks. Kui nad ei muuda oma käitumist, ei saa nad kokkuleppest kasu. Ja ma usun, pean olema täiesti aus, et sügavalt sisimas see mõte, et see on vastastikuse mõistmise memorandumi vääriti mõistmine. See mõte, et iraanlased saavad kõik need eelised enne, kui kokkulepe tegelikult sõlmitakse. Mõte, et nad saavad eelised enne, kui nad oma käitumist muudavad, on tegelikult argument, mida kordavad inimesed, kes tahavad, et konflikt kestaks lõputult. Hoolimata sellest, et see ei ole hea Ameerika rahvale ega piirkonnale. Tegelikult see all miinuses. Aitäh, härra asepresident. Punane siin. Sa mõtled punast. Teeme ära. Olgu, vabandust. Aitäh, mul on väga ere punane seljas. Paljud inimesed kannavad punast. Võid enne minna, mees. Olgu, aitäh, mees. Olgu, järgmine. Olgu. Suurepärane. Kas te saaksite välja tuua peamised erinevused selle lepingu ja president Obama 2015. aasta lepingu vahel ja miks administratsioon usub, et see leping on parem? Ja taiseks, härra asepresident, president Trump on viimasel ajal olnud väga selge oma pahameeles Bibi Netanyahu rünnakute suhtes Liibanoni vastu. Kas administratsioon on hiljuti otse rääkinud Bibi Netanyahuga presidendi murede teemal ja milline on Iisraeli tagasiside? Jah, me rääkisime Bibi või kellegi teisega Iisraeli valitsusest. Samuti räägime peaaegu iga päev Pärsia lahe koalitsiooni ja meie piirkondlike partneritega, vähemalt mingil kõrgel tasemel meie valitsuses. Vaata, president on olnud väga selge. Ta ei tõmba Iisraelist tagasi. Keegi ei saaks teisest riigist tagasi tõmbuda. Enesekaitseõigus. Iisraelil on õigus end kaitsta. Aga põhimõtteliselt peavad iisraellased, nagu kõik teisedki, austama seda rahuprotsessi, mis on põhimõtteliselt hea neile ja hea kogu piirkonnale. Mis on presidenti mõnikord frustreerinud, on see, et tundub, nagu oleksime kokkuleppele väga lähedal ja siis äkki toimub suur plahvatus tsiviilrajoonis Beirutis.
Ja paljud inimesed, kellel pole Hezbollahga mingit pistmist, kaotavad elu. See ei ole vastuvõetav. Seetõttu palume tihedamat koostööd, et tagada, et see ei korduks. Ja meie sõnum iisraellastele, nagu ka kõigile teistele, on põhimõtteliselt see, et me tahame, et see rahuprotsess oleks teile kasulik. Me ei taha, et Hezbollah ründaks Iisraeli. Aga selleks, et seda tagada, peame tegelikult looma sellise piirkondliku struktuuri, mis suudaks katkestada rahavood Hezbollah'le, katkestada Iraani toetuse Hezbollah'le ning samuti tagada, et Liibanoni territoriaalset suveräänsust austaksid kõik osapooled. Ja mis vahe on neil kahel kokkuleppel? Niisiis, kõigepealt, 2 suurt erinevust ei seisnegi isegi mitte kokkuleppe sisus endas. Aga midagi, mida ma enne mainisin, on see, et kõigepealt Pärsia lahe rannikuriikide koalitsioon armastab seda kokkulepet, sest nad arvavad, et see teeb Iraani nõrgemaks. Nad vihkasid Obama kokkulepet, sest arvasid, et see teeb Iraani tugevamaks. Nemad teavad sellest rohkem ja neil on rohkem kaotada kui kellelgi teisel, kaasa arvatud Ameerika Ühendriigid. Seega, ma usaldan nende otsust. Teine asi on see, kust kokkulepe tuli. Härra, peate meeles pidama, 2015 aastal oli Iraan olnud. Nad ehitasid keeruka tuumarelvade programmi koos laoseisuga. Seega vaatenurk, millest meie, Ameerika Ühendriigid, sellele lähenesime, oli. Teil on juba väga hea tuumaprogramm. Me anname teile altkäemaksu, Ameerika rahaga, et te selle lõpetaksite. Meie vaatenurk ja see, kust me sellele läheneme, on see, et me oleme teie tuumaprogrammi juba hävitanud. Ja siis, kui te lubate ja näitate kontrollitavaid viise, kuidas te seda uuesti ei ehita, siis oleme valmis pakkuma teatud sanktsioonide leevendust ja muud sellist. See on seega põhimõtteliselt erinev vaatenurk. Nüüd on ka olulisi erinevusi. Obama tuumaleppe lubas rikastamist. Meie oma ei luba seda. Obama leppe lubas sõjalise taseme materjali kogumist ja ladustamist. Meie leppe viib tegelikult selle rikastatud materjali varude hävitamiseni. Nii et on mitmeid erinevusi. Obama leppe andis neile üle $1 miljardi Ameerika raha sularahas. See lepe ei anna neile üldse Ameerika raha, nii et on mitmeid olulisi erinevusi. Aga ma arvan, et kõige olulisemad on see, et me tegeleme sellega tugevuse positsioonilt ja meie Pärsia lahe partnerid armastavad seda lepet. Ei, vabandust, ma rääkisin teisest, sellest, mis on rohkem taustal. Aitäh, Mary Margaret Billywirest. President ütles, et kui Iraan ei käitu korralikult, võtame taas kasutusele sõjalised meetmed. Mis on siis see punane joon, mida Iraan ei tohi ületada, enne kui me taas sõjalisi meetmeid rakendame? See saab olema terviklik lähenemine, kus me hindame nende käitumist. Kas nad rahastavad terrorismi? Kas nad juhivad rünnakuid teiste vastu? Kas nad üritavad hankida tsentrifuugid, et taas elustada oma tuumaprogrammi? On mitmeid küsimusi, mida me esitame, et näha, kas nad on oma käitumist tegelikult muutnud. Kas nad lasevad inspektorid sisse, nagu nad on lubanud, või keelduvad nad seda lubamast? Me jälgime mitmeid asju. Me töötame selle nimel, et see protsess edukalt lahendada. Aga, nagu öeldakse, tangot tantsitakse kahekesi. Ja mida president ütleb on see, et meil on majanduslik, diplomaatiline ja sõjaline eelis, mida kellelgi teisel maailmas ei ole. Nii et kui iraanlased tahavad muutuda, suurepärane, me aitame neid. Kui nad ei muutu, on kõik trumbid endiselt meie käes. Aitäh, vabandust, just see sinise jakiga. Täpselt nii, härra asepresident, see on sinine pintsak. Kas me peaksime arutama erinevust sinise ja tumesinise vahel? Ei, mitte see mees. Miks sa alati pead kõnet, kui küsid midagi? Ma annan talle võimaluse. Mis? Reaktsioon. Oota. Palju pettumus poiste seas. Sa segad küsimuse vahele. Ameeriklaste seas on olnud palju pettumust, eriti nende bensiinihindade pärast, mida sa mainisid. Ja saabu president on sellele palju tähelepanu pööranud. Aga millal nad peaksid ootama, et bensiinihind jõuab $3? Ma ei ole majandusteadlane ja arvan, et isegi majandusteadlased võivad selles eksida. Aga nagu te nägite, on bensiini hind langenud umbes 65 senti galloni kohta riigi keskmisena ja naftahinnad on üsna lähedal sellele, kus need olid konflikti alguses. Ma arvan, et te näete bensiinide hindade head langust. Ma ei hakka täpset hinda ennustama. Kui ma suudaksin seda teha, siis võib-olla töötaksin mõnes teises valdkonnas, mitte poliitikas. Aga me arvame, et näete tanklates olulist hinnalangust lisaks sellele, mida oleme juba näinud. Jätka. Te jätkate ütlemist, et Iraan saab majandusliku kasu, kui ta täidab kokkulepet ja muudab oma käitumist. Selle leppega võivad nad nüüd oma naftat vabalt müüa. Kuidas see siis ei ole rahaline kasu? Ja nad saavad seda teha ilma uute konkreetsete tuumakohustusteta. Kas see pole siis nende jaoks kasulik? Nad on võtnud kohustuse hävitada oma kõrge rikastusega varud. Põhimõtteliselt viisime selle tagasi sinna, kus see oli enne konflikti. Blokaad tühistati. Me kehtestasime selle pärast konflikti algust. Väinad on avatud. See ei ole iraanlastele uus soodustus.
Nad müüsid naftat palju aastaid, juba ammu enne seda, kui me kehtestasime blokaadi. Me olime sellele blokaadile vastu. Nad lõpetasid nafta müümise. Ja nüüd me tühistasime blokaadi, et soodustada energia vaba ja pidevat voolu üle kogu maailma. Olles saavutanud mõned neist härrasmeeste kokkulepetest Iraaniga teatud läbirääkimiste aspektide osas. Seega, mis puudutab kõrgelt rikastatud uraani, kas saate selgitada, mida on tagatud isegi nende mitteametlike kokkulepete raames selle kohta, kuidas nad oma varudest vabaneda kavatsevad? Kas madala rikastusastmega uraani rikastamise kohta on kokkuleppeid? Milline on Iraani jaoks kehtestatud uraani rikastamise moratoorium ja kas mõni neist härrasmeeste kokkulepetest on kuskil kirjalikult fikseeritud? Jah, mõned neist on kirjalikult, kuid põhimõtteliselt, olgu need kirjalikud või suulised, sellepärast me selle kokkuleppe struktureerisimegi. Sest me ei usalda sõnu, vaid tegusid. Seetõttu premeerime me käitumist, mitte ei premeeri sõnu, olgu need siis paberile pandud või mitte. On palju arutelu halva härrasmeeste kokkuleppeid, lõplikku kokkulepet. Sõnad ei loe, daamid ja härrad, me oleme siin, et kontrollida. Ja nii me ütlemegi, kui nad teevad seda, mida nad on lubanud teha, nad on lubanud mitte rikastuda. Nad lubasid lubada inspektoritel selle varu hävitada ja siis loomulikult ei ole see enam kasutatav. Viid selle kuhugi mujale. Nad lubasid asju ja seetõttu sisaldab kokkuleppe soodustusi, kui nad seda teevad. Aga see ei tee midagi, kui nad tegelikult ja konkreetselt neid lubadusi ei täida. Jätka, palun jätka. Kui nad ei täida oma kohustusi, kehtestavad USA uuesti sanktsioonid ja blokaadi või Iraan võib säilitada mõned juba saadud järeleandmised? Sanktsioonid jätkuvad, välja arvatud naftasanktsioonid, millest ma rääkisin ja mis enam ei olnud tõhusad. Naftasanktsioonide eesmärk on vähendada hinda, mida Iraan barreli eest küsib. Need sanktsioonid ei olnud enam tõhusad. Blokaad on see, mis on tõhus. Ja see ongi see, mis Hormuzi väina avanedes muutus. Ühtegi sanktsiooni ei tühistata, kui nad ei täida kokkuleppe tingimusi ja kõik sanktsioonid taastatakse. Oletame hüpoteetiliselt, et 2 aasta pärast nad teevad seda, mida me peame tuumaprogrammis nägema ja me tühistame sanktsioonid, nagu kokkulepe ette näeb. Siis otsustavad nad, et hakkavad tuumaprogrammi uuesti üles ehitama. Loomulikult need sanktsioonid taastatakse. Ja just sellepärast ongi see nagu nupp. Kui nad suurendavad oma head käitumist, saame majanduslikku leevendust suurendada. Kui nad vähendavad head käitumist, saame selle lõpetada. On hea omada sellist mõjuvõimu ja hea on olla USA, sest põhimõtteliselt on meil maailma majanduse ja finantssüsteemi üle palju mõju. Aitäh, president. Aitäh aja eest. On ebarealistlik Save America Act vastu võtta, lisades sellele FISA, nagu president soovib. Kas te arvate, et see on võimalik? Miks me siis ei proovi? Aga miks me ei proovi sundida inimesi selle vastu hääletama? Üks asi, mis mind mõnikord seadusandlikus protsessis frustreerib, on see, et inimesed tulevad ja ütlevad, see pole võimalik, seega me ei proovi isegi. Aga vaatame tõesti, mis tulemus on. Proovime ja kui see pole võimalik, siis las inimesed kirjutavad oma nime alla. See on samuti hea Ameerika rahvale. Kui paljud Ameerika senaatorid teavad, et Ameerika rahvas armastab Save America Acti, sest nad usuvad valija tuvastamisse. Aga kui paljud neist samadest senaatoritest ei taha selle poolt hääletada? Kas sellepärast, et nad teavad, et nende enda partei radikaalsed liikmed karistaksid neid selle eest? Las inimesed avaldavad arvamust ja annavad Ameerika rahvale aru. Ja sellepärast arvan ma, et me peaksime tegema täpselt nii, nagu president ütles, Rob. Härra asepresident, nagu te teate, kuna olite selles protsessis kaasatud, võimaldab vastastikuse mõistmise memorandum Iraanil kohe oma naftat müüa, mis tähendab, et Iraan võib igakuiselt teenida 10 miljoneid dollareid. Iraani majandus oli kokku varisemas. Kuidas see siis Iraanile majanduslikku päästerõngast ei anna? Ja mis takistab Iraanil kogu seda raha, kõiki neid miljoneid dollareid, kasutamast oma piirkondlike esindajate toetamiseks, näiteks Jeemenis ja Süürias? Peamine asi on see, et nüüd näeme, kuhu raha liigub tänu sellele, mida me finantssanktsioonidega tegime. Me teame, kuhu raha liikuma hakkab. Praegu on Iraani rahvaarv 94 miljonit inimest. Nende majandus on vabalanguses ja kontrolli alt väljas. Inflatsioon on väga kõrge ning viimase 3 kuu jooksul on tööstusbaasile tekitatud miljardeid dollareid ulatuvat olulist kahju. Arvamus, et mõne miljoni dollari eest naftabarrelite müümine muudab Iraani majandust põhimõtteliselt, ei vasta lihtsalt tõele. Meie arvates oleks kõigile kasulik blokaadi lõpetamine ja Hormuzi väina avamine, võimaldades seeläbi energiavaba liikumist.
meie arvates oli mõistlik, et kui lubame teistel energiat müüa, siis lubame kõigil energiat müüa. See ongi kõik, mida me teeme. Me võime kõik taastada, kui iraanlased ei tee seda kokkulepet, mida me ootame. Kas pole nii? Aitäh! Kas keegi? Jah, ei. Kuulge, kuidas on teiega kahel? Härra asepresident, president Trump ütles, lõpetame, viidates Iraanile ja ütles, Kuuba on järgmine. Kuuba on järgmine. Kolumbias, härra asepresident, ta mainis Kolumbiat sel nädalal 3 korda. Miks on Kolumbia presidendivalimiste päev nii tähtis? Te peate küsima Markose käest Kuuba kohta. See ei ole, see just nii. Vaata, meie üldine nägemus. Võid jätkata kohe, aga lase mul vastata tema küsimusele. Tegelikult Kuubal see süsteem ei toiminud. Nad ei suuda raha teenida, nende majandus on ausalt öeldes võib-olla isegi halvem kui Iraani majandus ja see asub vaid 90 miili kaugusel meie rannikust. Nii et iga kord, kui tekib kriis, on tulemuseks põgenikud või meeleheitel inimesed, kes ei suuda oma peret toita ja püüavad meie riiki üle ujutada. Me tahame, et Kuuba rahvas oleks õnnelik ja edukas. Me räägime praegu Kuuba valitsusega sellest, kuidas nad võiksid oma käitumist muuta, et seda muuta. Vaatame, mida nad teevad ja loomulikult, kui nemad teevad üht, siis meie teeme teist. Kui nad teevad tarku otsuseid, siis on meil selle saarega palju paremad suhted. Võite jätkata, härra asepresident, suur aitäh teile tõesti. Ma tean, et teil pole veel täielikku kindlust, kas kandideerite 2028 aastal presidendiks, aga kui te siiski ei kandideeri, kas on keegi eriline, keda te tahaksite näha? Ron, mis on täpselt sinu täisnimi? Steven Kapuška. Ma väga tahaksin, et Steven Kapuška kandideeriks presidendiks. Võid jätkata. Võite jätkata, aitäh. Härra asepresident, mul on 2 küsimust. Kas te saate kirjeldada oma Šveitsi reisi seisu? Kas te ikka veel lähete? Millised on teie plaanid? Ja samuti, kui saaksime süveneda külmutatud vahenditesse. Naftasanktsioonidele on palju tähelepanu pööratud. Aga nende vahendite kohta, mis on teie arusaam sellest, kui palju raha on külmutatud? Kui palju sellest on seevas ja üks kõrge valitsusametnik ütles mõnele meie reporterile selle nädala alguses, et võib olla väikesi esialgseid rahavabastusi. See oligi see, mida ta ütles. Väiksed rahasummade vabastamised, et luua iraanlastega usaldust kohe alguses. Kas sa saad kogu seda olukorda kirjeldada? Nii et külmutatud vahendite kohta ausalt öeldes ma ei tea täpset summat. Olen kuulnud, et see on üle 100 miljardi dollari. Tegelikult olen kuulnud ka, et see on üle 200 miljardi dollari. Enamik sellest ei ole Ameerika Ühendriikide kontodel. Suurem osa on Pärsia lahe piirkonnas, Euroopas või kusagil mujal. Aga ma ei tea täpset summat. See on väga suur. See on üks põhjusi, miks meil on olnud nii edukas surve Iraani majandusele, kuigi see pole kaugeltki peamine põhjus. Me ei vabasta sellest rahast ühtegi dollarit enne, kui iraanlased on oma kohustused täitnud. On mitmeid viise, kuidas me selle raha vabastame. Oletame, et nad tõesti astuvad olulisi samme. Ja see võib juhtuda üsna kiiresti. Et hävitada see rikastatud materjalivaru, siis räägime sellest. Aga nad peavad oma kohustused täitma. Ma nägin mõningaid teateid, ma ei tea, kust need tulid, et katarilased oleksid vabastanud miljardeid dollareid Iraani varasid. See lihtsalt ei vasta tõele. Oleks võimatu, et katarilased teeksid seda ilma meie loata ja kindlasti ilma, et me sellest teaksime. Seega on suur osa neist reportaažidest põhimõtteliselt valed. Nad ei saa isegi ühtegi dollarit vabastatud varadest. See on nende raha, mitte meie oma, kuni nad tegelikult kokkulepet ei täida. Sa küsisid Šveitsi kohta. Meie plaan on minna Šveitsi. Ma ei tea täpselt millal. See, kuidas me seda tehnilist läbirääkimist üles ehitame, on ilmselge. Poliitiline juhtkond on kaasatud, ja koha peal on inimesed, kes tegelikult viivad läbi tehnilisi arutelusid, tuumakõnelusi. Kuidas sa hävitad selle kõrgelt rikastatud uraani? Kõigest sellest tuleb detailidesse minna, nii et ma plaanin minna Šveitsi. Täpselt millal, arvasime. Me arvame, et need tehnilised läbirääkimised algavad mingil hetkel sel nädalavahetusel. See on endiselt plaan, aga see võib muutuda, sest Iraanist ei ole lihtne lahkuda. Nii et me püüame täpselt välja selgitada, millal see juhtub. Ma arvan, et see on sel nädalavahetusel, aga ma ei tea täpselt. Kas sa ei lähe homme Šveitsi? Võib-olla. See sõltub ainult sellest, millal iraanlased sinna jõuavad. Praegu püüame sellest aru saada, aga kahtlustan jälle, et see juhtub sel nädalavahetusel. Saame täpsemalt teada, kui järgmised päevad mööduvad. Linnapea, suur tänu. Vanem asepresident, ainult 2 küsimust, et naasta varasema küsimuse juurde. Sekretär Rubio ütles märtsis, et selle sõja eesmärk oli, tsiteerin, kõrvaldada Iraani lühimaa ballistiliste rakettide ohtu. Te ütlesite varem, et sõjaline programm hävitati.
Sepulvola luurehinnangute kohaselt on Iraanil endiselt umbes 70% ballistilistest ja tiibrakettidest, mis neil enne sõda olid, alles. Millal siis valitsus otsustas sellest algse missiooni osast loobuda ja teiseks edaspidi, kuna te juhite Zevari meeskonda läbirääkimiste osas, kui palju te ise selles protsessis osalete? Jah, ma kavatsen kindlasti juhtida Zevari läbirääkimismeeskonda. Aga mis puudutab esimest küsimus, siis te mainisite luurearuannet, mis lekkis anonüümselt ajakirjanikule ilma kontekstita ja mis ausalt öeldes ei ole täpne. Mis on muutunud iraanlaste puhul seoses Iraani ballistiliste rakettide programmiga, on see, et palju vähem tähtis on see, kui palju rakette neil on, kui palju mürske. Palju olulisem on see, kui palju neil on raketilennutajaid ja eelkõige maapealseid meeskondi, kellel on võimekus neid rakette välja lasta. Nende võime rakette välja lasta on oluliselt vähenenud. Kas see on jõudnud nulli? Ei, aga see on oluliselt vähenenud. Ja selles mõttes me ei jätnud missiooni pooleli. Me lõpetasime selle konkreetse osa sellest. Kui vaadata Pärsia lahe araabia liitlasi ja muidugi ka iisraellasi, kes on palju läbi elanud, siis mõlemad koos kandsid nende raketirünnakute raskust. Igaüks neist tunneb end täna Iraani raketiohu ees palju turvalisemalt kui varem. Loomulikult tahaksime seda olukorda säilitada. Kõik, mida president teile ütles, oli see, et ei saa oodata, et ükski riik loobuks oma enesekaitseõigusest, peab olema pariteet ja just sellest rääkis Ameerika Ühendriikide president. Ei, kas tõesti inimesed? Kas sa nägid, milline oli Baast Leali reaktsioon MOU-le? Memorandumile? Mul on, mida ta ütles? Õige, okei, ma annan sulle lühikese versiooni. Drost Rolls MOU, härra. Vabandust. Õige, ta ütles, et sa võid edasi minna. Pärast sind. Ma annan lühikese versiooni. Ta ütles. Ütle, et ta tervitab USA ja Iraani vahelist kokkulepet. Ütle, et ta loodab, et see aitab tugevdada vastastikust usaldust ja turvalisust. Ja stabiilsust Lähis-Idas. Ta loodab ka, et see aitab sõda lõpetada ja et see tõesti ongi lõppenud. Mida te ütlete paavstile? Härra, minu vastus on, kiidetud olgu Jeesus. Mul on hea meel, et paavst ütleb meie vastastikuse mõistmise memorandumi kohta häid asju. Ma arvan, et ta on põhimõtteliselt õige ja see saab olema hea kogu maailmale. Aga me peame jätkama tööd, et tagada iraanlaste poolt võetud kohustuste täitmine. Nii et jah, teie seal ees. Palun rääkige. Kuidas teie raamatuga läheb? Probleem on selles, et siin on liiga palju inimesi. Kui ma ütlen punane lips, hakkab 19 juba midagi karjuma. Tegelikult on see veini punane lips. Seal ta ongi, see tüüp. Aitäh. Mõistmise memorandum näeb ette CSFCO vägede väljaviimise Pärsia lahe piirkonnast, mis on seotud lõpliku kokkuleppega. Kas te oskate öelda, kas vähendamine mõjutab Seva vägesid Iraagis ja Süürias, kus Ameerika väed aitavad praegu kaitsta kurdide kontrollitavaid alasid Iraani toetatud relvarühmituste eest? Selge. Niisiis, kavandatav vähendamine on taas osa lõplikust kokkuleppest. See eeldab, et iraanlased täidavad kokkulepet ja annavad meile kinnituse, et nad astuvad tõsiseid samme selle rahuleppe suunas. Me ütleme, et viime väed tagasi konfliktieelsele tasemele, mis tähendab, et me ei hoia seal täiendavaid lennukikandjate gruppe. Iraanlased ei soovi seda. Ausalt öeldes meie ka ei soovi. Võite jätkata. Jah, te ütlesite, et Hardirad on. See fond $300 miljardi ulatuses ei saa rahastust. Kes täpselt seda rahastab? Kas need on eraettevõtted? Ja ma märkisin, et teie hääl on kähe. Kas olete haige? Olete palju rääkinud? Olen viimased 2 päeva olnud oma raamatu tutvustusturneel, aga ma ei saa seda siin Valge Maja pressiruumis reklaamida. Umbes nädal tagasi sain külma. See tähendab, et olen palju rääkinud sellest kokkuleppest ja raamatust. Olen tõesti veidi kähe, aga te küsisite. Teie esimene küsimus oli selle kohta, kes täpselt rahastab neid $300 miljardit. Sain aru. Mis selle juures huvitav on see, et nii araabia maailmas kui ka väljaspool seda on suur soov tegelikult Iraaniga koostööd teha, kui nad käituvad korralikult. Näiteks oletame, et Araabia Ühendemiraadid, kes on olnud suur liitlane mitte ainult viimastel kuudel, vaid juba aastaid, soovivad investeerida elektrijaama ehitamisse. See on tegelikult praegu võimatu, kuna Isfos Nehvara jõupingutuste sanktsioonid töötavad selliselt. Seega, mida me ütleme on, kui te käitute korralikult ja kui emiraadid ise soovivad ehitada elektrijaama, siis me teeme vajalikud sanktsioonide leevendused, et see võimalikuks teha. Hea külg selle juures on see, et see tegelikult loob integratsiooni, mis ongi mõjuvõim. Maailm, kus Pärsia lahe rannikuriikide koalitsioonil on suurem mõju Iraani majandusele, on maailm, kus iraanlasi takistatakse tugevalt halvasti käitumast. Nii et see puudutab suures osas taas Pärsia lahe rannikuriikide kogukonda. Nende jaoks tähendab see nõrgenenud Iraani. Nad näevad seal võimalust uue suhte loomiseks. Ja nad ütlevad, et kui iraanlased käituvad korralikult ja Ameerika Ühendriigid lasevad sellel juhtuda, siis kindlasti tahame me oma suhet Iraaniga muuta.
noh, ma kujutan ette, et Araabia Ühendemiraatides oleks erakapitali ja nii edasi, see oleks osa sellest. Aga jällegi, see on üsna kaugel, sest see eeldab muutust Iraani käitumises. Härra. Aitäh, härra asepresident. Nagu te teate, on Iraani toetatud rühmitused piirkonnas olnud selles sõjas osalised ja kahjustanud Araabia Ühendemiraatide ning nende liitlaste rajatisi. Kuidas see kokkulepe mõjutab Iraani toetatud rühmitusi kogu piirkonnas, eriti Iraani toetatud rühmitusi Iraagis? Ja minu teine küsimus. See kokkulepe nõuab, et Iraan lõpetaks kurdi opositsiooni ründamise Kurdistani piirkonnas, mida nad tegid 2 päeva tagasi. Seega põhimõtteliselt nõuab see kokkulepe, et Iraan käituks nagu normaalne riik. Ja kui ta seda ei tee, nagu paljud arvavad, et ta kunagi ei tee, siis ta ei saa ühtegi majanduslikku kasu. Ja kui nad seda teevad, siis on see suurepärane kõigi jaoks. See on suurepärane kurdide jaoks. See on suurepärane kõigile, kes on olnud Iraani rahastatud terroriorganisatsioonide otseseks sihtmärgiks või ähvarduse all. Ootus on, et Iraan lõpetab selle tegevuse. Ja kui nad ei lõpeta, siis nad ei saa kokkuleppe eeliseid. John. Aitäh, asepresident. Paljud kolleegid, kellega te Itsmela seenatis ja vabariiklaste konverentsil koos töötasite, on viimase 24 tunni jooksul seda kokkulepet kritiseerinud. Mis on teie täpne sõnum, asepresident, kõigile neile? Seega, ma ütleksin kõigile kriitikutele. Esiteks, usaldage veidi Ameerika Ühendriikide presidenti. Arvamus, et ta sõlmib ameeriklaste jaoks halva kokkuleppe, on absurdne. Tal oli julgust põhjalikult muuta meie suhteid Iraaniga ja paljude teiste riikidega viimase 1,5 aasta jooksul. Ta usub sellesse kokkuleppesse, ta viib selle lõpule. Ja kui iraanlased ei täida kokkulepet, on meil endiselt kõik need vahendid ja mõjutusvahendid, mis meil täna olemas on. See oleks sõnum number 1. Olge veidi usaldavamad presidendi võime suhtes, sest tema on meid siia toonud, et teha viimane samm. Teine asi, mida ma ütleksin, on see, et suur osa sellest, mida ma olen lugenud või kuulnud, mida inimesed selle kokkuleppe kohta usuvad, on lihtsalt sisuliselt vale. See on vastastikuse mõistmise memorandum. Põhimõtteliselt on see põhimõte, et jah, Hormuzi väin avatakse kohe ja see on juba avatud. Jah, nad loobuvad oma kõrgelt rikastatud materjalist, kuid nad peavad seda tõesti tegema. See on käitumise küsimus. See on hea käitumise premeerimine. Ja karistada halba käitumist, mis teatud mõttes ongi see, mida me oleme viimased 3 kuud selle riigiga teinud. Igatahes. Nii et paljud kriitikad, mida ma olen näinud, Lindsey Graham tegi pärast mõningate murede väljendamist positiivse avalduse. Ma arvan, et kui inimesed mõistavad mitte ainult kokkulepet, vaid ka meie läbirääkimispositsiooni riigina, siis nad näevad, et see on suurepärane Ameerika rahva jaoks. Aga see on osa meie tööst. Me peame selgitama, mida see ameeriklaste jaoks tähendab ja kuidas see muudab meid kõiki turvalisemaks ja jõukamaks. Sellepärast ma siin räägingi kõigiga ja me jätkame selle loo rääkimist ka järgmistel päevadel ja nädalatel. Palun, räägi. Aitäh, härra. Jordan Conrad Gateway Punditist. Tahaksin tagasi tulla Liibanoni kõnepuldi teema juurde. Axioses on ilmunud artikkel Netanyahu tuleviku kohta. Ta on selle peale väga vihane, tema mitte. Iisrael ei tunne end seotud olevat Liibanoniga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumiga. Kui nagu mainisite, teie frustratsioon Iisraeli suhtes suureneb, kui Iisrael ründab hooneid Beirutis. Kui see jätkub, võib see kokkuleppe nurjata. Ja milline oleks CEVA vastus laiemale sõjale Liibanonis? Jah. Ma ei taha minna hüpoteeside juurde, mis võivad kokkuleppe nurjata, sest ma arvan, et presidendi ootuseks on, et kõik meie sõbrad, iisraellased, piirkonna araablased töötavad koos ja viivad selle kokkuleppe lõpule. Nüüd ma nägin Axiosi raportit. Kas sa tead, et Netanyahu on maru vihane? See ei kajasta neid vestlusi, mis mul temaga olid, aga võib-olla ütleb ta midagi kellelegi teisele, mitte mulle. Mis mind tõesti häirib ja mida ma ütlen on see, et sa nägid inimesi Bibi kabinetis seda kokkulepet ründamas. Ja mingil moel ründasid nad isiklikult Ameerika Ühendriikide presidenti. Ja ma arvan, et minu sõnum talle oleks kahekordne. Esiteks on Donald J. Trump ainus riigipea kogu maailmas, kes on praegu selles ajaloo hetkes tõeliselt ja ühemõtteliselt Iisraeli rahva toetaja. Ja muide, ta on suurima supervõimu riigipea. Kui ma oleksin Iisraeli valitsuskabinetis, siis ma võib-olla ei ründaks ainsat võimsat liitlast, kes mul praegu kogu maailmas alles on. Ja teine sõnum, mille ma annaksin mõnele neist kabineti liikmetest. Bibi, sinu kasuks tuleb öelda, et sa ei ole seda teed läinud. Aga on mõned neist Iisraeli kabineti liikmetest, kes ründavad Ameerika Ühendriikide presidenti. Teine asi, mida ma ütleksin, on see, et viimase 3 kuu jooksul on 2/3 eest kaitserelvadest, mis kaitsesid teie kodumaad, ehitatud ameeriklaste kätega ja makstud Ameerika maksumaksjate rahaga. Iisraeli probleem ei ole Donald J. Trump.
ja igaüks Iisraelis, kes arvab, et nende suurim probleem on Ameerika Ühendriikide president, peab üles ärkama ja tunnetama selle riigi tegelikku olukorda. Aitäh kõigile!